Tere, mina olen Triin Parts ja olen karjäärinõustaja Töötukassas Tallinn-Harjumaa karjäärikeskuses. Ma ei tea, mida tulevikus teha, ma ei tea, mida õppima minna, ma ei tea, milline amet mulle sobib. Kui need küsimused tiirlevad sinu peas või tekitavad muret, siis oled õiges kohas, sest eriala valikust ma täna rääkima hakkangi. Eriala valik võib tunduda esmapilgult väga keeruline, kuid ma katsun selle sulle täna teha lihtsamaks. Me läbime mõned etapid ja sa võid ka ise mõttega kaasas püsida ja vastata erinevatele küsimustele. Eriala valimisel saab juhinduda 4 etapist. Esimeseks etapiks on enesetundmine. See on vajalik selleks, et kui ma ennast tunnen, siis mul ongi lihtsam valikuid teha. Ja just sellised valikuid, mis mulle meeldivad. Enesetundmise juures tasub mõelda küsimustele, mis mulle meeldib, milliseid tegevusi ma naudin ja milliseid tegevusi ma ei naudi. Mis on minu tugevused? Millised on olnud minu kogemused, mis mulle on meeldinud? Millised saavutused mul on olnud? Ja lisaks, millest ma unistan. Ja kindlasti tasub ka mõelda oma huvidele ja hobidele, mis võivad anda väga selgelt juba mõne eriala või ameti. Lisaks selline ülesanne sulle täitmiseks, pane kirja 10 tegevust, mida sulle meeldib teha. Ja siis vaata, kas nende juurde võib tekkida mõni amet või eriala, millega juba edasi minna. Kui sa oled leidnud enesetundmise etapi juurest, tegevuste juures näiteks mõne ameti või eriala, siis nüüd on sellega hea edasi minna. Tuleks teha selline võimaluste analüüs, mis tähendab siis seda, et ma uurin selle eriala või ameti kohta täpsemalt. Vaatan näiteks õppimisvõimalusi, eriala või ameti kirjeldust, vaatan ka näiteks, miks mitte mingisuguseid saateid või loen artikleid, mis annavad mulle parema ülevaate, mis ameti või erialaga tegemist on. See aitab sul aru saada, kas sul endiselt jääb huvitama see eriala või amet või juba tekib tunne, et see pole päris minu teema. Nüüd, kui oled oma ameti või eriala kohta rohkem uurinud, on hea panna plaan paika, ehk tuleb hakata planeerima. See on vajalik selleks, et sa jõuaksid võimalikult kiiresti selle eriala õppimiseni või töötamiseni. Vahel on vaja, et sa juba oskaksid eelnevalt midagi või oleksid läbinud võib-olla mõne kasuliku kursuse, et sellele erialale õppima minna. Näiteks politseinikuks saamise puhul on hea teada, et peaksid minema kõrgharidusse või kutseharidusse ja õppima asumiseks pead tegema eesti keele testi ja läbima siis kehalised katsed. Selleks on hea, kui sa hoiad ennast heas füüsilises vormis ja keskendud eesti keele õppimisele. Nüüd, kui sa oled kõik vajalikku välja uurinud ja vaadanud, kuidas seda eriala näiteks õppima saab minna, on vajalik hakata tegutsema. Ja just tegutsema selles suunas, et sa saaksid kogemuse juba seotud eriala või ametiga. Mine tudengivarjuks, mine töövarjuks, osale mõnes vabatahtlikus projektis, saa nii palju kogemusi kui võimalik ja just selle huvipakkuva eriala või ametiga. See on oluline selleks, et see päris kogemus annab selle päris tunde, et kas sa tahaksid seda tööd tulevikus ka ise teha ja kas näiteks tudengivarjutamise puhul see eriala ikkagi jääb sind kõnetama. Oluline on see, et sa oleksid aktiivne ja tegeleksid kogemuste saamisega, sest enda kogemus on see kõige parem kogemus, mille najalt edasi minna. Neid etappe ei pea läbima minu öeldud järjekorras. Oluline on see, et sa mõtleksid nendele etappidele ja valiksid oma tee ja kannaksid kaasas oma unistusi. Kui sa tunned, et vajaksid tuge eriala valimisel, pöördu julgelt Töötukassa karjäärinõustaja poole.